Nii suurt mesitaru ma pole küll mitte kunagi näinud. Ja selline suur paviljon minu abikaasa ehitas ja tegelikult meie jaoks väga lihtne teenindada mesilaspered. Palju neid siin kokku on? Ma arvan 25 on siit. 25 peret ja igas peres on umbes kui palju mesilasi? 10 000 vist. Nii et veerand miljonit mesilast mahub siia. Harjumatu välimusega hiiglasikud mesitarud on pärit Venemaalt. Need on väga praktilised. Mesilastega on lihtne tegeleda ning soojakulaadset majakest on hea transportida. Juulia teekond mesilasteni polnud aga nii ladus. Me saime esimese taru meie naabride käest ja esimesed mesilased, ma ei tea, mis rassi see olid, aga täitsa nad oli nii kurid ja kogu aeg nõelasid. No ma arvasin, et nii on vaja, et mesilased lendavad, nõelavad, aga huvi oli nii tugev ja tahtsime teada rohkem. Natuke lahti selleks. No nüüd on sõbralikud mesilased, aga nüüd sa lased ennast meelega nõelata. Ja me vahetasime rassi, et mesilased võivad olla erinevad rassi ja nõelame ennast meelega. Juulia tegeleb apiteraapiaga, mis on teisisõnu ravi mesilasmürgiga. No proovime, jah. See on 1000 aastaid vana meetod, mida on kasutatud nii põletike, allergiate, kõrge vererõhu ja paljude teiste haiguste leevendamiseks. Natuke on hirmus tunne ka ausalt öelda, ma pole mesilase käest saanud, ma arvan 10 aastat küll nõelata. Jah, aga mul on oma metoodika, et tegelikult meil on vaja võtta see astel ja mitte kohe nõelame, aga võtame astel ja siis valu ei ole niimoodi, et kas tunnete midagi? Tunnen väga hästi. Ma tunnen, et mul on seljas üks nõel praegu, aga see ei ole tõesti nii õudne tunne kui see, kui sul see mesilane seal samal ajal lendab seljas. Selles ma räägingi, et ei saa võrrelda see loodusliku nõelamine ja kuskil, et mesilane lendab ja kohe nõelab, mis iganes, kus kohas ta valib, aga apiterapeut ise teab seda akupunktuuri ja paneb need punktide ja valib see koht, kus on vaja panna. Mida see astel siis sisaldab täpselt, mis see head teeb? Siit on vitamiinid, mikroelementid, peptiidid, aga kõige parem on melatiин ja põletikuvastane toimega. Esimene protseduur algab alati allergiatestiga. Siis saab kindel olla, et apiteraapia halva asemel ikka head teeb. See ei olnud enam üldse valus ju. Ja teine kord juba harjunud. Ja tegelikult, kui me räägime allergiat, see on normaalne kui selline pilt. Ja. Praegu see nagu kipitab ausalt öelda ja selline natuke ebamugav tunne on, et kaua see kestab mul umbes siin seljas? 2 minutit, ma arvan, jah. Tegelikult, kui see on esimene seanss, siis 1 minut või 2 minuti paneme ja suurendame seda ka. Kaua sa selle apiteraapiaga tegelenud oled? No, mina õppisin Sankt-Peterburis mitme profiilikliinikumis, kus need apiterapeut kasutab seda meetodit juba 20 aastat, aga see ei ole niimoodi, et lihtsalt võtan mesilased, mis arvavad mesinikud ja kohe panen endale ja tuleb seda efekt. Ja ongi minu esimene apiteraapia seanssis läbi, jah? Jah. Aga me oleme tegelikult mesilasteraapia toas, et lisaks apiteraapiale pakud sa siin ka mesilasteraapiat. Mis asi see on? See on väga huvitav protseduur ja see on tavaline maja, nagu majas on 2 lamamisvoodi, aga allad on mesilaspered. Mesilaspered annavad meie soojust, annavad energiat, isegi mesilased võivad võtta meie paha energiat ja anna meie positiivset energiat. Ja see inimene tunneb lõhn
sumin ja lihtsalt head energiat tuleb Ja. siit. Aga mis mina pean tegema? Viskan pikali ja kui kaua ma siin võin nüüd siis pikutama jääda? võib ka jääda ööbimiseks. Senikaua, kuni mina siia teraapiatuppa jään mõnulema, siis ma loodan ja soovin, et see lambaliha, mille Mari nüüd kohe maa seest välja kaevab, tuleb imemaitsev.